Head kaalud. Tere tulemast. Ja vaatleks siis, mis toimub sinu lähisuhtes. Ja võta, mis resoneerub ja jäta, mis mitte. Ja vaatame siis kõigepealt, et mis toimub ja millised energiat sind ümbritsevad. Kas siis praegusel hetkel või mida sa saad selles kuus, millele tähelepanu tuua? Mis toimub? Nii, ja see on hästi ilus kaart. See on siis taevatantsijad ja alistumine. Ehk siis sind ümbritsevad energiat on siis suuresti suunitletud vabastusele ja alistusele. Et kui meil on siin armastusteemaks ja suhted, siis võid sellel kuul või sellel ajal, kuna sa nüüd vaatad seda, olla vabastuses. Aga vaatame nüüd, laseme selle seedida ja mida me siit juurde saame lisada. Mis toimub ja millised energiat sind hetkel ümbritsevad? Armastav mees. Nagu naelapäe pihta. Okei. Jaa, need energiat on siin küll hästi toetavad ja meeldivad. Et alustuseks päris hästi. Vaatame, aga mida siit juurde saame lisada. See kaart tuli ka esimesel. See kaart tuli ka jääramärgis, et võib-olla on sealt sulle samuti mingisugune sõnum. Okei, nii palju kaarte pole vaja. Võtame selle kõige pealmise siit. Okei, sind ümbritsevad energiat siis praegu. Tea seda, et oled ümbritsetud kergusega, armastusega, uue informatsiooniga. Sinu partner on viimasel ajal sinust väga sisse võetud olnud. Me ju tegelikult teame, et kas partner või keegi, selles mõttes, kui sa ei ole nüüd suhtes, et siis keegi, kes on siis huvitatud sinust, et sealt poolt tuleb siis selline tõesti siiras armastuse energia sinu suunas. Et võid arvestada sellega, et midagi uut on ees ootamas. Võib-olla ka mingisugune armastusavaldus. Ükskõik siis millisel moel. Ja see võib avada sinus väga-väga suuresti siis midagi, mingisuguse taipamise, mis võib tuua sinuga ellu siis kerguse või vabastuse. Ja võib-olla sinu elus võib-olla olnud väga palju sagimist ja palju asju korraga käimas, et lihtsalt, et siit, mida need kaardid nagu mulle hetkel peegeldavad, et ma lihtsalt loen seda sulle, mida ma siit näen, et sina saad siis tunnetada, kas see resoneerub sinuga või mitte, on ju. Liiga palju käimas hetkel, on ju, või olnud käimas palju korraga mingil perioodil sinu elus,
aga vajalik on siis langetada siin mingit laadi nagu otsus ja valida rohkem mingisugune mänguline väljendusviis siis. Et võib-olla seda, et kuna elus on liiga palju asju korraga olnud, et siis ei ole suutnud märgata seda, kui palju tegelikult on läinud sinu elus paremaks suhtelane aspekt. Et siinkohal, mida ma praegu välja loen, on see, et jah, et olla rohkem mängulisem, lubada rohkem lihtsalt olla ja lubada infol lihtsalt tulla sinuni, armastuse avaldusel lihtsalt tulla sinuni ja lihtsalt võtta elu natukene mängulisemalt, mitte nii tõsiselt, et nagu öeldakse, et huumor aitab, et siinkohal ka, et tuua enda ellu natukene rohkem rõõmu, just seda lapselikku siirust ja mäletada seda, kuidas neid paremaid aegasid, kus sa tundsid ennast täiesti lõbusana, siirana, mängulisena, et siit kindlasti peegeldub niisugune sõnum sulle. Aga vaatame, mida on Tarol kosta siit ja kuidas tunneb teine inimene sinu osas praegu. Vaatame siis. Okei, väga vinge. Siin on siis kujutatud, nagu sa näed, siis võib tunduda hästi hirmus, aga minu jaoks on see kaardipaki üks positiivsemaid kaarte. See tähendab seda, et vana sina on jätnud oma kesta ja midagi uut on sündimas. Et see ei ole üldse halb kaart. Ja huvitav ongi see, et siin tegelikult selle kaardiga resoneerubki siis täielik vabastuse kaart. Et sa lased midagi täiesti vabaks ja hakkad võtma võib-olla tõesti siis elu natukene rohkem mängulisemana, värvilisemana, naudid, mida teed ja lubad päiksele enda peale paista. Võib-olla tuled välja mingisugusest pikemaajalisest kurbuse perioodist või siis perioodist, mis on sind kimbutanud emotsionaalselt, et aga nüüd tuled sellest välja ja nagu tunned ennast jällegi paremini. Et nagu liblikas, kes tuleb kookonist välja. Ja kuidas teine inimene tunneb sinu osas, et ongi nagu see, et ta näeb seda, ta tajub seda. Võib-olla sellepärast ka siit see armastav mees tuli. Et vaatame siis, mida ta sinust ka mõelda võiks. Väga vinged energiad. Ja okei. Ja, siin on kõik öeldud. Et ta näeb sind väga naiselikuna. Ta näeb sind sellise naisena ja on alati näinud sind sellise naisena, kes on tema unistuste partner. Et sa oled hästi viljakas, hästi, jällegi naiselik, hästi huvitav inimene olnud terve elu aja jooksul ja pidevas muutumises ja talle samas nagu meeldib see, et see nagu loob tema ellu nagu värskust, et kui tema elu on pigem selline üksluisem ja tavalisem ja lihtsam, võib-olla isegi kohati igavam, siis sina oled see, kes on toonud tema ellu alati selle sära. Et ja võib juhtuda ka, et talle natukene nagu on meeldinud see, et sinu käes on see müstiline sau siis, millega teed juhatada, et talle meeldib. Tuled just kui talle teejuht. Ja kui vaadata neid kaarte kõrvuti, siis täielikult peegeldub see tänutunne selles mehes, et ta on leidnud sinusuguse naise, et ta tõesti ka on tänulik. Et isegi ütleme nii, et mis iganes elus on olnud
me ei ela selles mõttes planeedil, kus ei ole kurjust. ja see kurjus on tavaliselt hirmud. Ja need hirmud loovad tavaliselt negatiivset energiat. Ja kui ütleme niimoodi, kui me laseme hirmudele üle võtta, siis sama armastuse energia siin hakkab nagu hääbuma või kuskile kaduma kihtide alla. Aga kui me need kihid pealt ära koorime ja hakkame elu usaldama, siis me jõuame selleni, et armastus eksisteerib ja armastus võib olla imeline, kui me lubame sellel sündida. Ja siin siinkohal ongi just tugevalt näha seda siirast armastust, et kui siin ka näha, siis naine kannab siin südant enda käes, et kogu tegelikult see mehe õnnelikkus siin seisneb tegelikult sinus. Sa oled külluse kaev, armastuse anum. Et jah, aga kuna siin tuli ka see High Priestess kaart, siis kõrge preestrinna kaart, siis jah, tunnen kuidagi nagu sellist sõnumit, et võid ka vaadelda siis esimest ehk siis jääramärgis olevat sõnumit, et võib-olla sealt on ka sulle midagi, mida vajaksid teada. Aga vaatame edasi. Mis talle sinu juures kõige rohkem meeldib? Vaatame siis. Jällegi hästi kerge ja meeldiv energia. Jaa, mis kõige rohkem meeldib? Jällegi selline naiselik energia ja küllus ja selline soojus, kodu energia. No igatahes võib öelda, et sa oled talle pärl. Et ta tunneb, et ta tahab sinuga olla kuni elu lõpuni koos. Selles pole kahtlustki. Aga mis võiks olla see, mis talle kohati ei meeldi? Alati on ka see kõigel pahupool, sest me oleme ikkagi polaarses maailmas. Mis talle ei meeldi? Ja, no ütleme niimoodi, et siit on hästi kerge siit välja lugeda, et kohati võib olla sellist liiga impulsiivset ja tulist reageeringut, liiga resoluutset kinnist olekut, aga nagu jällegi, kui see tuleb siin nüüd selle kaardiga mängu, siis selle kaardi sõnum oligi see, et olla mänguline. Et nagu lapsed, kes on mängukastis, ei ole liiga tõsiseid, liiga raskeid tundeid vaja, vaid lihtsalt proovid olla mängulisem, isegi siis, kui elus tulevad karmimad otsused, mida langetada, siis vali selleks mündi teine pool, kus sa lihtsalt saad läbida selle kergusega. Ja kui tunned, et olid karm või et kui alati ei suuda olla see soe malbe isiksus igal hetkel, siis ära lase ennast piitsutada sellest, sest et kui me seda teeme, siis me kukume jällegi sellesse kannatavasse rolli, millest on nii raske välja tulla, et sellepärast hoiagi seda mängulist rolli ja ole hästi kiires andestamises ka iseendale. Et jah. Aga nagu siin ka eespool kõige siis lähim sõnum sulle on see, et midagi täielikult muutub. Järeldades siit nüüd sellest viimasest sõnumist võibki muutuda see, et sa otsustad lasta vabaks enda vana kest,
ja liikuda täiesti sellesse uude värskesse energiasse, nagu seda praegusel ajal kutsutakse kuldseks ajastuks, 5D reaalsus. Mentaalselt lubame astuda endal kõrgemale levelile, et armastuse energiasse, kus me hoolime, armastame üksteist ja proovime üksteist mõista paremini. Et võib-olla ka siinkohal, miks ma olen liikunud sellisele kaardide ladumisele, on ka see, et ma natukene nagu tundsin, et selline suhtealane nõu oleks hästi toetav kõikidele paaridele liikumaks just sinna kõrgemasse vibratsiooni, sest et minul on uskumus, et jah, üksinda on ju kerge olla, on ju, et pole selliseid raskusi, aga ega siis ka areng toimub palju aeglasemalt, et kui me oleme koos kellegagi ja näeme vaeva ja tõesti püüame olla paremad inimesed, siis me tegelikult aegamööda saavutame soovitud tulemust järk-järgult, aga seda tõesti siis, kui me tõesti südames soovime ja sellele panustame. Et jah, ilmselgelt mitte kellelegi ei ole see kerge, absoluutselt mitte kellelegi, isegi mitte mulle, absoluutselt, aga me kogu aeg liigume sinna suunas tasahaaval ja jah, tõesti ka hästi kerge on võtta sellist informatsiooni, hästi kerge on tegelikult teada kõike seda. Aga jah, tõesti seda teostada selles materiaalses maailmas, võt nii kerge ei ole. Aga vaatame nüüd, mis saab edasi, mis talle sinuga suhtluses olles kõige rohkem meeldib. Mis talle sinuga suhtluses olles kõige rohkem meeldib? Talle meeldib see, kui sa ei muutu igas vestluses või käimas olevas teemas liiga kaitsvaks, vaid et oled avatud ja kirglikult avatud. Ja nüüd, mis talle veel meeldida võib, on see, et sa ei ole nii avatud võõraste inimestega. Et sa pigem oled niimoodi enda keskishoidja, no pigem selline eremiidi energias ja nagu kaitsed seda kõike head, mida sa tunned, et sa kaitsma pead. hästi turvaliselt tunneb ta sinuga. Et seda muret ta nagu kuidagi nagu ei tunne, et ta siin nagu kaotab, sest et ta tunneb, kui tugevalt ja sügavalt oled sa ikkagi temaga seotud heas mõttes. Aga vaatame edasi ja vaatame, mis talle selles suhtes aga kohati vahel ei meeldi taaskord. Natukene mul tuli siit ka see sõnum, et ta on nagu avastamas või märganud, et sa avaned talle rohkem nagu sellise kirglikuma poolega. Ja. Aga mis ei meeldi selles suhtes?
ei meeldi, kui teised inimesed püüavad tulla kuidagi sind mõjutama. Et kui keegi tuleb nagu mõjutama ja siis tal nagu võib tekkida selline nagu hirm, et võib-olla sa saad kuidagi nagu mõjutatud sellest, sest et ta teab samas, et sinu sellise Empress energiaga kaasneb väga sensuaalne energia ja tegelikult sellega seoses ka tal on nagu selline väikest laadi hirm, et võib-olla keegi näeb ka seda ja on sellest huvitatud, sellest energiast. Ja siis see nagu hoiab teda vahepeal sellises kaitsusrollis, et ta ei taha, et keegi sulle liiga teeb, sest et see energia lihtsalt on nii rikkalik, külluslik ja ilus ja lihtsalt imeline tema jaoks. Et ta nagu kaitseb sind kui kullatera põhimõtteliselt. Et isegi siis, kui ta seda nagu otseselt välja ei näita või kui näitab, siis ta võib näidata seda väga tuliselt. Aga see tuline väljanäitamine ka tähendab seda lihtsalt, et väga maksimaalne ja tugev hoolivus on ju. Aga vaatame, mis on kõrgemad ootused. Mis on kõrgemad ootused? Siinkohal enne, kui tuli jutt, et mis talle kõige rohkem sinu juures meeldib, on see, et see ka, et sa tood kogu aeg värsket energiat, et sina oled see, kes on nagu juhatab kogu aeg teed ja kogu aeg nopib neid külluslikke viljasid teie edasiseks eluks, mingid toimetused, et sa kunagi nagu ei hääbu siit see energia ka, et nagu mis väga meeldib, et selline nagu külluslik energia, mis kunagi nagu otsa ei lõppe. Ja aina rohkem ta näeb, et seda jätkub. Seda ma tahtsin ka öelda. Aga jah, kõrgemad ootused. Kõrgemad ootused. Kõrgemad ootused on see, et ta tunneb, et ta soovib saavutada pikaajalise tulemuse sellisel määral, et ta ise ka kogu aeg jääks nagu tugevaks. On hästi selline huvitav lugemine. Et ta soovib, et ta saaks jääda sinu väekülluse anuma kandjaks. Ta soovib, et sa näeksid rohkem teda sama imelisena, kui tema sind näeb. Et sa näeksid, kui järjepidev ta on su kõrval olnud ja kui kindel ta endas on, et sa oled see. Tema on selles mõttes täiesti kindel, et ta tuli ja valis sinu ja ta otsustas sellega, et ta on sinuga elu lõpuni ja siinkohal ta soovibki, et sa näeksid ja tunneksid sama. Ja mis on suurimad hirmud?
Suurimad hirmud. Suurim hirm. See on väga huvitav, et see kaart tegelikult tuleb juba tegelikult esile 2 korral. Tema suurim hirm on see, et võib-olla sa ei vali tema kõrvale jääda. Aga ta meeletult soovib seda. Sellegipoolest on ta üpriski kindel, et sa teed seda. Et siin on väga otsesed sõnumid, et justkui pidevalt kordaksid isegi, et nagu mitte mingi nagu selline kõrvaline energia nagu ei tohi ligi pääseda isegi tunnen, et siin on nii tugev selline empeeror energia, mida nagu ei ületa mitte miski. Et samas ma tunnen, et tegelikult siin see isik, kellega sa oled kuidagi nagu seotud, et ta saavutab selle tulemuse ja see tulemus tegelikult tuleb läbi sinu ikkagi. Et tema nagu selles mõttes ei tagane, tema jääb. On algusest peale olnud sulle üks ja ainus ja ta jääb selleks kuni lõpuni välja. Et tema on otsustanud ja ta loodab, et sina teed seda sama. Ja, aga vaatame siis, milline kristall võiks teid sellel teekonnal toetada. Okei, see kaart tuli ka mingil hetkel kuskil üles, et ma ei mäleta isegi millises lugemises, aga selle kristalli nimi on Quantum Quattro, et võid minna ja internetist lugeda selle kohta ja kui tunned, et tõeliselt kõnetab ja vajad seda enda ellu, siis võib-olla saaksid selle endale kuskilt kristallipoest soetada. Aga siit sinule seekordne sõnum. Edu sulle ja järgmise korrani!